Väga tihti on see, et siis kui suvi algab, siis võetakse väike paus, mis tegelikult on täitsa okei. Jama on selles, et oma peas mõeldakse, et nii, võib-olla järgmine nädal hakkan uuesti mängima või mõne nädala pärast hakkan uuesti pihta. Ja siis on see, et üks hetk avastad, jama, september on käes. Terve suvi läks mööda. Et ei ole see, et olid hullult laisk. Sa lihtsalt unustasid uuesti harjutama hakata. See pole ainus. Enamus inimesi on sellised minu kogemuse järgi, et kui miski konkreetne, kas kokkulepe iseendaga või meeldetuletus või mingisugune veel muu asi ei ajenda uuesti harjutamisega pihta hakkama, siis lihtsalt ei juhtu see enne seda, kui uuesti sügisel kool pihta hakkab. Praegu ongi suve keskpunkt nii-öelda ja hea on ennast uuesti harjutama saada. Miks? Sellepärast, et siis kui uuesti kooliaeg või nii-öelda sügiselne liikumine pihta hakkab, siis oled sa juba hoo sisse saanud. Väga tihti näiteks muusikakooli õpilastega on see, et kes suvel mitte midagi ei tee, siis 3 kuud, 0, siis suurem osa septembrist läheb sellele, et kevade lõpu vorm nii-öelda tagasi saada. Ja see tähendab juba, et tegelikult 4 kuud aastast läks kaduma. Ja mõni on ka selline, kes võib-olla ei harjuta ühelgi vaheajal. Vaheaegu meil on kooliaasta sees praegu juba 5 nädalat. 5 nädalat, umbes oletame, et siis näiteks kuu. Kuu pluss siis see 5 kuud, mis meil juba oli. Aastast 5 kuud läheb lihtsalt kaduma. Ma ei ütle seda, et suvel peab hullult rämedalt harjutama. Oluline on lihtsalt hoida vähemalt oma vormi. Ja kuidas oma vormi hoida, on see, et võtan pilli välja. Mängin vahepeal natukene midagi. Mängin neid lugusid, mis mul juba selged on. Pühapäevakausta lugusid. Kui sa ei tea, mis on pühapäevakaust, vaata pühapäevakausta videot. Oluline on ennast mängimas hoida. Ja kui sa tahad ühte toredat abimeest, mis aitab sind harjutamas hoida, see on harjutama harjutamise kursus. Ja selles kursuses ma õpetan täiesti nullist sulle selgeks, kuidas on hea ennast harjutada, sest tavaliselt võetakse mõni uus harjumus või uus hobi ja natukene aega on jõuga hea teha ja siis ka motivatsioon ära siis jääb. Siis näed jälle uut asja, ma hakkan seda proovima, teed, rohkem ei viitsi. Et sellest jõnksust üle saada. Ja neid jõnkse on veel ja veel ja veel, mis ükskõik mis harjumuse või hobi või asjaga tulevad, kus on raske. Sealt harjumused veavad meid läbi. Kui asi läheb raskeks, siis need, kes on harjunud õiget vajalikku asja tegema, kas või minimaalse koguse, need lähevad sellest läbi. Kui motivatsioon ei ole, paha tuju on, rasked ajad, ikka ma võtan pilli välja, sest mul on harjumus sees. Harjutama harjutamiskursusel täpselt seda aitangi sul ehitada, seda harjumust, et vahet ei ole, kuidas parasjagu elu on, ikkagi sa hoiad ennast harjutamas. Selle kursusele ma aitan su harjutama. Head harjutamist!